Ja nüüd siis jutt sellest, kuidas me siis Razer vaadetes päriselt HTML-i kirjutame. Ja meil on terve hulk siis seosed vaja tekitada meie HTML-i tagide vahel. ID-d peavad olema õiged, nimed peavad olema õiged ja kõik muud taolist. Ja selleks on siis ASP.NET Core'is süsteem, mille nimi on tag helperid. Ja katavad siis enamik sellest funktsionaalsusest ära, mis meil vaja on. Ja neid saab ka siis vajadusel ise juurde kirjutada, ehk neid saab täitsa C-Sharpis üsna ilusti kirjutada, ei ole ka üldse kusjuures eriti keeruline, olen kirjutanud. Ja tag helperid asendavad siis nüüd suuresti peaaegu lõplikult, aga mitte päris, siis vanemat süsteemi, mille nimi oli siis HTML helperid. Seda nägime ühes eelmises videos, kus me rääkisime HTML raw'ist, ehk sellest, kuidas siis stringe otsa välja kirjutada, nii et neid ei encode itaks HTML-iks. Ja kui meil siis ei oleks neid tag helperid, siis me peaksime kogu selle HTML-i osa ise käsitsi kirjutama, teadma siis igat ID-d, igat nime, mis me tahame mingile formile või asjale anda input väljale. Tag helperid võimaldavad meil siis meie C-Sharpi koodi, seal olevad domeeniklassid, domeeniklassi propertid, ehk siis kõik see, mis meil on vaatemudelis tavaliselt, siduda siis kokku sellega, kuidas me HTML-i genereerime. Ja selle vanem vorm on siis selline, HTML helper, ja kus on siis iga HTML-i elemendi jaoks oli eraldi meetod. Neid me siis enam ei kasuta, sest arendajatel ei olegi võib-olla nendega midagi keerulist, aga disainerid on nende üle niisugused õnnetud. Ja nüüd siis kasutatakse siis seda süsteemi, ehk siis tag helperid, kus siis input tagile või kõikide võimalikele tagidele tekib siis juurde terve hulk atribuute algusega ASP sidekriips. Tag helperid registreeritakse view import CSHTML-is ära, seal on see standard meie jaoks olemas. Ja mis siis need tag helperid siis on, mida me siis tavaliselt kasutame? Jah, saab ka teha veidrusti, anda neile oma prefiks ette, kui tahame, äkki seda keegi tavaliselt ei tee. Ja siin on siis list nendest standard tag helperitest iga HTML-i elementi kohta, kus nad käigus on. Formil on siis need kõik sellised, välja näevad nad HTML-is sellisel viisil. Ehk siis formile öeldakse seda, et kui seda post'i siin nüüd päriselt teha, siis kuhu see form peaks minema. Ehk siin on kirjas, et controller on account, action on login, midagi, mida see return juures parasjagu teeb, aga ütleme, controller ja action on siis põhilised, mida siin külge pannakse, milles siis tekib see ühine action parameeter, mille me muidu peaksime kirjutama käsitsi. Siin on siis näide sellest või nii-öelda kõik need asjad läbi käidud ükshaaval, mis ühel või teisel atribuudi või tag helperi nii-öelda lisamine siis sinna tekitab. Ja vaatame võib-olla siis üle siit, enamus me oleme juba kasutanud ja nad on üsna intuitiivsed. Vaatame üle siis mõned olulisemad, mida me siis tavaliselt kasutame. Divil on siis ainult üks tag helper, milleks on siis ASP validation summary, mis siis kirjutab välja vaatemudelist leitud vead, kui me mingit submit'i teeme. Ja sellel on 3 võimalikku väärtust: all, model only and none. Standardis kasutatakse model only't, tavaliselt kui me oma koodi alguses kirjutame, on need mõistlik kõik muuta all'ideks, et näha, mis siis vead päriselt kõik on. Sest aeg-ajalt tekivad meil mudelis ka vead, mis ei ole seotud ühegi väljaga, see siis kirjutab need kõik välja. Model only ainult näitab nii-öelda neid propertite omasi. Inputil on siis küljes see kõige levinum atribuut, milleks on siis ASP4. Ja ASP4 näitab siis tugevalt tüübituna seda välja, mis on selle inputiga seotud. Saab ka külge panna veel ASP formati. ASP format siis ütleb, kuidas seda asja tuleks formaatida. Kasutatakse C-Sharpi stringi formaatimise syntaksid siin. Ja see siis ei toeta või toetab natukene ümber nurga, see kuskil allpool tuleb sellest juttu, kui me tahame siis tervet kollektsiooni inputiks teha. Ehk siis näiteks meil on mingisugune list ja seal on palju välju, kuidas siis seda teha. Ja selle input välja tüüp tuleneb siis selle ASP4-is oleva andmevälja tüübist, vastavalt sellele, mis ta siis on, valitakse siis sellele õige
õige väärtus külge. Enamik on siis tekstid, aga numbrid saavad numbri, datetime'id saavad mingisuguse datetime endale külge ja checkbox'id, booleanid muutuvad automaatselt checkbox'ideks. Ja siia saab ka natukene kaasa aidata, ehk kui siis oma property peal kasutada vastavat andmeannotatsiooni, näiteks stringi peale kirjutada, et see on email address, siis automaatselt tekib sellest tüüpi email koos kogu brauserisse sisse ehitatud validatsiooniga. Ja võib-olla siit veel huvitav on siis see datatüüpe password, mis siis muudab selle automaatselt password väljaks, ehk siis ei kuvata kirjutatavat teksti või kuvatakse ainult üks täht korraga. Spanil on jällegi see validation, aga siin siis ühe välja kohta, ehk siis validation for. See on siis kuskil input välja kohal või järgi tavaliselt on selline span. Label, siin on ka ASP4, ehk siis see seob omavahel kokku input välja ja labeli. Text area, sellel on ASP4, ehk siis mille kohta see text area käib. Siin on üks näide meil formist, klassikaliselt, kuidas see välja näeb. Kõik võimalikud ASP4-id, mis siin küljes on, labelid, inputid, validationid, summarid, form ise, ehk need siis automaatselt tekitavad õige HTML-i sellest meile. Mida harvem kasutatakse option gruppidel, ehk siis selectidel, saab kasutada option gruppi, saab siis teha sellist mitmetasandilist drop-downi listi, mida on küll suhteliselt harva käigus, aga välja näeb umbes selline. Aga lihtsalt teadmiseks, et niisugune asi on olemas. Selectist saab teha multiselecti, ehk drop-downist saab ka valida mitut elementi, kui selline see olemas, ehk ta siis lisab selle multiple ja selleks, et niisugune asi tekiks, peab siis olema see ASP4 peab siis näitama millegile, mis vastab enumerable interface'ile, ehk siis mingisugusele massiivile või millegile muule taolisele. Siin on siis näide, kuidas kollektsioone teha, ehk siis saab lihtsalt itereerida sellise ASP4-iga ja see täitsa töötab. Ja teise poole peal, kui me submiti teeme, osatakse sellisest nimedest, mis siit tekivad, ka päriselt kollektsioon tagasi kokku panna. Lingid, siin on kõik need klassikalised actionid, aspaariad, kõik muud taolised asjad. See töötab siis nii, nagu nad igal pool mujal töötavad. Image, sellele saab panna külge versiooni, ehk see siis tekitab siis selle, et cache imisel, kui me uue versiooni genereerime, siis ei antaks cache'ist vana versiooni, ehk ta liidab siia juurde mingisuguse küsimärk ja parameetri. Küsimärk ja V võrdub parameetriga nagu versiooni. Partialit, nendest me juba rääkisime, nendel on siis name'id, for'id, modelid, kõik see on siis seal küljes olemas. Cache on olemas, sellega saab kontrollida, kuidas siis mingisuguseid komponente külge võetakse ja neid siis ainult teatud aja tagant välja kutsutaks. Skriptimisel omad lähenemised, ehkki seda tänapäeval väga ei kasutata. Siin saab siis ütelda, et kontrollida, kas skript õnnestus päriselt serverist meil külge laadida ja kui õnnestunud, siis saab fallbackida ehk siis minna kohalikule versioonile. Näiteks mingist otsast on see kasulik kuskil lennukis programmeerides, siis ta hakkab kasutama lokaalset versiooni. Lingid, ehk siis style sheet, sama asi, saab ka kontrollida, kas style sheet päriselt saadi kätte, ehk siis kontrollitakse, mingit CSS-i osa on olemas, kui ei tekkinud, siis saab jällegi fallbackida lokaalsele versioonile. Environment, sellega saab siis kontrollida vastavalt, mis viisil meie kood parasjagu tööle pandud on, et mitte siis teha sellist checkimist, nagu siin oli fallbackidega, vaid lihtsalt ütelda, et developmentis kasuta lokaalseid asju, stagingus ja productionis kasuta mingisuguseid minifitseerituid asju. View komponentidest, nendest juba rääkisime, siin natuke rohkem sellest juttu, kuidas neid siis välja kutsuda, kuidas sinna parameetreid kaasa anda. Ja siis lõpuks on ka veel HTML-i helperid, mis see vanem süsteem oli, mida nüüd enam väga ei kasuta. Ainuke, mida siis HTML-i helperitest veel kasutatakse, on siis html.raw ja see, kui me tahame saada drop-down listi enum'ist. Ehk muidu oli seal terve hulk igasuguseid asju olemas, mis siis on nüüd siis kõik tõesti käigust välja näinud. Ja üks, mida veel sealt kasutatakse, on siis HTML display name for ja display for, sest siin siis saab mudelis kasutada kõikvõimalikke tõlkestringe,
leibeleid, mida kõike muud iganes, placeholder'i väärtuseid mudelis spetsifitseerida. Ja selleks, et need siis korralikult saaks välja renderdada, selleks on siis display name for, kui me tahame nime kuvada, ja display for, kui me tahame lihtsalt väärtust kuvada. Ja natuke siis juttu nendest tag helperitest siin. Kui me siis tahame teha nüüd sellist tag'i endale nagu email, mida meil päriselt muidu olemas ei ole, siis siin siis näide, kuidas niisugust asja kirjutada, tuleb siis email tag helper, mida me asendame sellega, mida me siin teha tahame, see tuleb importida ja siis seda saab täitsa rõõmsameelselt koodis siis kasutada. Siin on see natuke parem versioon asüngina, ehk siis asendame originaalse tag'i A-ga, ehk teeme sellest lingi, kirjutame sinna sisu, mis me tahame, paneme kõik oma atribuudid paika ja lõpuks kirjutame kõik selle väärtuse sinna välja. Ja siin on siis igast juttu sellest, kuidas seda tuunida, ehk meie tag helper vaikimisi muidu kasutab selles siin olevat nime, aga siis saab ütelda, et panna külge atribuudid, mis näitavad, et meil on rohkem neid tag'e, mida me sihime. Saate ka olemasolevat tag helpereid muuta, ehk saate pärilust kasutada ja siis hakata midagi seal üle kirjutama. Ükskord jõuame ka testimisse, siis neid saab ka tõesti testida ja kontrollida, et need päriselt ka nagu olemas on. Ehk kes tahab siis need päriselt teha, loeb siis dokumentatsioonist natukene põhjalikumalt seda. Ja lõpuks nagu ikka küsimused, ehk lugege seda dokumentatsiooni siin läbi ja proovige nendele küsimustele vastata. Miks see ja mida, mille jaoks vaja on. Üks asi jäi siit rääkimata, ma näen, mida siin teie käest küsitakse, millest ma ilmselt üle libisesin. ASP anti-forgery, see on siis selline peidetud väli vormide juures, millega kontrollitakse seda, et kas selle vormi, mida te submitite need väärtused, kas need väärtused on tulnud sellest serverist, kes selle HTML-i genereeris või kes siis seda vormi ootab. Ehk see on siin nagu peidetud väärtus ja alguses, kui server teile HTML-i sisu genereerib, mida kliendile kuvama hakatakse, panete selle peidetud väärtuse sinna lehele külge. Ja kui kasutaja ütleb veebis submit, siis tulevad kõik vormi väärtused tagasi ja ka see peidetud väärtus. Ja server nüüd kontrollib, et kas see peidetud väärtus, mis seal vormi küljes peaks olema, kas see vastab veel jätkuvalt tõele ja on tõesti tema enda poolt genereeritud. Ja kui seda väärtust seal enam ei ole, siis võime eeldada, et keegi üritab meile jõuga mingisuguse välise vahendiga submit'i teha ja üritab äkki meid kuidagi spämmida. Ja siis kontrolleri poole peal siis kasutatakse atribuuti validate anti-forgery token editis ja create'is post meetodite küljes ja seal siis reject itakse või öeldakse, et me ei ole nõus sellega, et kui seda asja ei ole. Ehk aegalt on siis vaja ka see disable ida, sest aegalt me tahaksime, et saab väliste vahenditega submit'i meile teha. Aga aegalt on ta siis väga nagu kasulik.